pasaks läinud ja niimoodi küll rallit ei sõida. Hello! Ready for the weekend? Absoluutselt. No eloki, ühesõnaga, meil on Kulbi etapp juba homme. Nädal aega, rasket tööd, rasket vaeva. Tegime driftikal siin väikesed uuendused. Kuna me teadsime, et ilm on ilmselt raske, ehk siis saab vihma, siis tegime ka vastavalt kohandused autole. Kas need toimivad või mitte, ei tea. Selleks tuleb seda videot vaadata ja vaadata, kuidas meil kvalifikatsioonis ja tandemis läheb. Aga ma usun, et toimib väga hästi. Aga me oleme siin üks päev varem imeiluses sellises, ma isegi ei tea, mis külas on. Meil on selline, me oleme küll matkaautoga, RV House nagu ikka, väga hea sponsor, kes meile tagab seda, et meil oleks alati katus pea kohal ja et võistlustel oleks väga mugav olla. Aga me mõtlesime, et me võtame meeskonnaga ikkagi sellise veits aja maha ja me võtsime siia samma Kulbilohu raja äärde, võtsime tegelikult majutuse veel lisaks, et kus siis lõõgastuda ja majutust kohe näitame ka, päris uhke värk, tünnisaunad, kõik asjad on ju. Ja ei olegi midagi. Pikk nädal, vahepeal siis tegime siin rehvivahetusi, seadistasime vedrustust, silda, kõike ja likvideerisime oma need väikesed tehnilised probleemid ära, mis meil olid eelmisest võistluses, mis meile välja toodi, mis me peame paremaks tegema. Ja nüüd ongi natukene puhkame ja juba homme peame kütma, nii et lähme lõõgastume ja lähme vaatame, milline maja seest on. Noh, päris timmi ju. This is my room. Kui sa poistega tuba jagada ei taha? Ei, nad ei taha minuga jagada. Ma räägin korduvalt sellel teemal. Siis te võib-olla saate magada ka natukene. Our Creep. Lähme teeme tuuri või? Ma näitan sulle, kus sa magad. Sul on see Andrega ühistuba, et cheap budget, kõik särki-värki. Ühesõnaga, lähme vaatame. Kuidas streedi mehed elavad. Meil on matkaauto ja kuna meil on siin ikkagist mõtlesime seekord, et veedame meeskonnaga niisugust kvaliteetaega enne võistlust. Me tulime päev varem, võtsime sellise majutuse endale, ilusa maja, aga siin on tünnisaunad, asjad, seda näitame pärast. Meil on ühesõnaga siuke spa-kompleks ja enne võistlust, et oleks ikkagist tuhinad homme sees. Ühesõnaga, Alex, see on sinu tuba muidu. Nii, siin on lüki-kaki, kommi-kommi. Raida magab all, nii et Kristella magab siin. Kolmes, et noh, nagu sõjavägi, vaata. Tore, ma võin siit kohe hakata pikali. Aga vähemalt katus pea kohal. Nii. Ma vaatasin, et ma Andrega saan ikka siin olla. See on minu tuba. Master bedroom, kuigi see on kõige väiksem tuba vist. Ja siin on suurt kahtene, vaata teiselt poolt siin on see kuradi klaas. Hello. Aga siin on kõige väiksem asi, lähme vaatame õue. Õues on see põhimõll. Ühesõnaga, siit hakkab see põhimõll. Miks me sellega võtsime? Oli selleks, et me saaksime puhata. Anette meil käib kaader. Ühesõnaga, sellepärast me tegelikult võtsime selle, et me saaks puhata ka enne võistlust ja selleks on me siin. Discgolf, värgid, särgid ja tünn on soe. Nii et meil on siin kohe kuradi liha kuradi grilli peale ja riided seljast ja ujuma, mis seal ikka. Teeme väikse puhkuse enne võistlust ikkagist, et närv oleks hea, sest et ilm on homme pekkis, siin on midagi äikest ja vihma kõike vaja. Nii et vähemalt see võib-olla tasub ennast ära. Ja ma olen valmis. Maaelu.
Midagi pole teha. Kuidagi ligad ei magada. Hommikust. Meil on kulbiloovõistlus käes. Raido paneb siin vaikselt riidesse, mina hakkan kohe riidesse panema. Meil on hommikul registreerimine ilusti tehtud. Jube kiire hommik oli. Siin on täna pea 60 sõitjat. Meil on parima vaatealaga boks see aasta. Aga ühesõnaga, meil on kõik timents-tobents, kohe varsti tehniline regamine tehtud. Ja ega siin ei olegi täna midagi. Saame natukene praegu veel hinge tõmmata ja siis on õhtuni välja tamp peal. Ilmaga, no ei tea, kas on vedanud või mitte. Praegu on ilus kuiv, aga siin on, ma loodan, et on kuiv lõpuni või siis märg algusest lõpuni. Ehk siis kui on vahepeal siuke märg kuiv, siis läheb jälle untsu ära. No nii, Alex on siin ilusti valmis, vaatab GoPro'si. Raido, ütled ka midagi, ilusad. Ütleme sidekontrolli, sa lälised siin. Lõbu kontrollisin, sinu oma me kontrollisid. Nii, ma annan nüüd kommentaari siia kohe. Mis seal ikka, tuleb põnev päev, vahepeal paistab päikest, siis jälle lubab, nagu tuleks vihma. Samas rada on täpselt sellise koha peal, et eile pidi ka päev otsa sadama ja tegelikult põhimõtteliselt ei tulnud üldse. Rääkisin ka rajatöötajatega, korraldajatega, kõik loodame ilust ilma. Aga ilmselt reaalsus on see, et ilmastiku koha pealt tuleb meil täna siin huvitav päev. Aga see on meil tuttav, sest et meil on 3 etappi olnud juba. See on 4. etapp. Jah, 4 etappi on nüüd, me oleme 4. etapil hetkel, 4-st 3 on olnud meil päris siukesed keeruliste ilmaludega. Aga ma arvan, et saame ilusti hakkama küll sõitnud, me oleme palju, vihmaga oleme vähe. Aga küll me paika saame, pole probleemi. Et selleks me eile puhkasimegi, et täna olla kõigeks valmis. Ja Andre paneb ka siin täna ikkagist normaalselt mekaaniku skilli juba hommikul vara. Nii et tuleb põnev. Tal on karmid ülesanded antud täna, aga küll hakkama saab. Ma olen hästi koolitanud vahepeal. Nii et panen riidesse ja lähme rajale. Can I flex? Yes, oh my god. 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 Can I flex? Yes. Can I flex? Yes. Can I flex? Yes, oh my god. Can I flex? Yes. Can I flex? Yes. Can I flex? Yes, oh my god. Smoke super. Who got the flame for your hooker? I'm the gas man for the cook-up. Don't stress, we just getting prepped for a little flex now. You want some of this? Put the motherfucking check down. Oh my god, oh my goodness, oh my grace. Wildin' out in the hood like every motherfucking day. We the party clip, flexing that all the way from the bottom shit. If your hatred has some drop, we make sure your body did. Flex 100 this second, and I'ma run it, put my haters in
squad. All day, every day with that spinach in my jaw. Old school type of way, we're a little bit of nah. We don't wanna hear no birds if that shit ain't dripping sauce. Can I flex? Yes, yes, oh my god. 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 Can I flex? Yes, yes. Can I flex? Yes, yes. Can I flex? Yes, yes, oh my god. Can I flex? Yes, yes. Can I flex? Yes, yes. Can I flex? Yes, yes, oh my god. Hit it with the gang, we been on a little swing. Niggas going mad once they see the money spent. Flexing on the gram ain't a part of who I am. If you want some money, man, put some money in my band. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء عندي ربعي ثم معاي في الشدة والرخاء كل يوم وبي هصل لمجال الاسترخاء أطور نفسي ليفل علي أعطف لوت بسخاء هم واي واي بايلي زاوند هم واي واي بايلي زاوند وقع يوجد خلا صوتي كلير فيري لاود بيئي كاسا سموكين لاود حولي كثرة جيسون كلاود أنا مركز على الغنيمة يا ذاتس وات ام اباوت وركات ما بوقف حتى أصل للمنال كل يوم يوجد شانس توقفني لا محال في الأغاني القى جواب لا تسألني بالسؤال أكرمنا بالسكوت لو سمحت يا فلان قابل الإمارات اوفرسيز نترك بصمة قادة الدي والموضوع تحل اللعنة مطلوب من الحكومة إشاعات ما لها معنى محمد علي وسط الرينج والناس بيت كانها لكمة Can I flex? Yes, yes, oh my god. 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 Can I flex? Yes, yes. Can I flex? Yes, yes. Can I flex? Yes, yes, oh my god. Can I flex? Yes, yes. Can I flex? Yes, yes. Can I flex? Yes, yes, oh my god. We just getting pressed for all the flex. And you might be on my eyes, on my eyes, on my heart. We just getting pressed for all the flex. And you might be on my eyes, on my heart. lihtsalt kuultootel ma tahan teile põranda mööda. Tritokedo. Ei, kui ma ütles, ma olen taakil põhjad kaitse õli mõnudel käib lokstud kuivale võrra. Palju õnne, kallis Aado! Palju õnne, seda mul näkku nüüd teeb. Palju õnne sulle! Kuule, peremees, palju õnne! Edu siis vananemise puhul ja nooremaks jah. Nii, nagu just näha oli, siis ega meil trenn väga sujuvalt ei läinud. Ilmaga oleme õnnistatud, aga ma ei tea. Lihtsalt nagu ma ei saanud seda joont paika. Viimane ring oli vist ring, mis oli päriselt oli sõidetav. Sõitsin kõik ilusti raja kokku, see oli ma arvan kuskil poole pealt. Lihtsalt närv nii must juba kuradi vihane lausa, et lihtsalt lähed ja annad kõik, mis anda saab, sest et enne kvalli tahaks nagu ühe ringi vähemalt kätte saada, aga nüüd saime ilusti sõidetud ja tahaks öelda, et sõidame täpselt samamoodi ka kvallis, aga näeme. Peame sõitma, et küll me kuidagi sõidetud saame ja kõik või mitte midagi, et siin tavaliselt meil trennid nii ei lähe, et tavaliselt on hästi ja tavaliselt on 2 trenni, aga kuna meil on siin nii palju sõitjad täna, siis meil on ainult 1 trenn ja kohe kvalifikatsioon. Neid on natukene keerulisem, aga eks näeb, et analüüsime veidikene, mõtleme plaani paika ja siis lähme teeme ära. Mis see ikka, noh? Et jah. Ei ole kõige sujuvam täna, see värk. Aga vaatame, anname endast parima ja kütame kvalifikatsioonis normaalse tulemuse ja sõidame tandemit. Tandemis ma võin kütta, seal ei ole probleemi, aga selle kvalifikatsiooni joone peab endale paika saama, mida siis iga kord liidist kasutada ja mida iga kord ka siis kvalifikatsioonist kasutada. Praegu, kui ma jätkan nii, nagu ma jätkasin viimases ringis, siis peaks nagu suht turvaline olema. Aga noh, drift ei ole selline värk, et kõik läheb nii, nagu sa plaanid. Pingutama peab ikka, pingutama peab rohkem, kui kunagi ei tavaliselt, sest et no tavaliselt meil on ikkagi raja saame mingi ajaga paika, aga täna saime viimasel ringil, nii et suhteliselt keeruline. Kastide juures, tõmmake.
ega meil midagi muud üle. Muud ei jää. Halb on lihtsalt see, et keegi midagi ütleb, siis ongi ja siis Tailu ise ütles, et tehke kast ja kellegi puhtaks. Halb on see, et me ei tea ju. Mäest alla see inerts on nii suur. Jah. Ma poen seda vaata, et kusta siin nagu, sest et see on nagu laitse vaata. Mägi on alati gripi. Kui ma paneks põhjagaasiga, siis ma lendaks teise klipini välja, ma arvan. Nii, me oleme õnnistatud jälle järjekordselt, kui me vahepeal siin juba arvasime, et saame ilusti kvalli ka sõita kuivalt ja saame päeva lõpuni sõita kuivalt, siis meil nüüd paistab päike, hetk tagasi oli siin padukas, kõik rada ujub, nii et meil on selline võbelev siin veidikene, et ei antud prooviringi ka. Seega, jah, see on päris raju, et me ei tea, mis meid ees ootab, me ei tea, kuidas siseneda, kuidas gripib ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis see on selline pekkis veits, aga mingid lahendused me tegime, me tegelikult arvestasime vihmaga, aga see ongi see koht, nagu ma algul ütlesin, pigem trenn vihmaga, võistlus vihmaga, kui see, et kas sa sõidab märjalt või sa sõidab kuivalt, sa ei tea, mis oodata, mis iganes on ju, et jah, meeleolu on natukene kusine, aga vaatame, mis saab ja kuidas meil läheb, nii et nüüd ongi kohe panen kiivri pähe, lähen line-upi ja ootan enda korda ja siis selgub ka meie saatust, nii et näeme kohe kvallis. Kristo Ruut väga seest ja esimest samaklippi sisse ei ulatu. Päästab siin nõelasilmas ära veel. Suutis siin nõelasilmas otseminekust ära päästa ennast lõpuks. Ja Kristo Ruudu punktid siis siin vaikselt saabuvad laini eest 13 punkti. Ja ega siin sõitu vaadates siis üsna kesiselt neid punkte tuleb ka vastavalt selle nähtule. Nurga eest on saabunud 6 punkti, Fluidi eest 8 ja Commitment 9, mis teeb kokku siis Kristo Ruut esimese läbimise eest 36 punkti, tagasihoidlikud. See on Ott tutvused siin enne viimast avaklippi selle Rallycrossi stardi finiši sirge peal. See opt on ka väga lähedal kord sirgeks minemisel oli. Täna ma ei saa, mul näitab ainult esimese ringi skoore nagu meie grupile kõik. Jah, aga mul pole enda teisi kohti. Ei tee, refresh.
Siis just ka iPhone'iga Mulle makstakse Tauga oli ihan näidati tundlikult. See on kõik vihmatrenni näinud. Kuu aega. Vihasid otsa. Põhjapesu on hea vähemalt. Ma käega saan. Tuule viskil. Mul on iga päev palju ulemaid kohti. Üritame. Jõuame kuhugi. No Kalliga teete või? Jaa, me lähme juba tänava. Olgu. Lähme siis. Läksid läheb siis. Davai. Drag me to my knees, and I can't afford to fall apart every time we meet. There's a ghost after me. I got the devil on my tail, and his hounds have caught my scent. And I beg the angel Gabriel for a quick and painless death. Truth is, I'll be running till the good Lord takes me in. 'Cause there's a ghost in the radio that keeps it on me. There's a demon in the bottle trying to drag me to my knees, and I can't afford to fall apart every time we meet. There's a ghost in the radio that keeps it on me. There's a demon in the bottle trying to drag me to my knees, and I can't afford to fall apart every time we meet. There's a ghost after me. Ja meie päev sai, nagu näha, siis õues on valge, nii et sai natukene kiiremini otsa, kui me oleksime tahtnud. Päris kehvasti läks, nördinud, mott kadunud, et siin oli päris huvitav kvalifikatsioon. Meie kvalifikatsiooni ajal lausa peatati korraks kvalifikatsioon, sest et siuksed lombid olid tekkinud ja me sõitsime punktid. Punktid olid väiksed, 36 oli esimesest sõidust, 37 oli teisest sõidust. Ei saa mitte millegi üle nuriseda, sõidud olid tõesti kehvad. Kehvad mitte sellepärast, et auto oleks halvasti seadistatud. Auto oli täpselt selline, nagu olema peaks. Aga siin oli see enda side autoga oli kehv. Et oleks pidanud enda autot rohkem usaldama, mu auto oleks ilusti vastu pidanud. Aga millegi pärast tegin seal lollakaid debiilseid asju, ei olegi mitte midagi muud öelda. Ja sellega me tegelikult, miks on võib-olla mott nii maas ja miks on selline nägu massis võib-olla natukene on see, et kõik, mis me oleme jahtinud terve see hooaeg, kogu see töö, kogu see vaev, kogu see raha on läinud selle peale, et galale saada, ehk siis hooaja poodium. Ja see ei ole veel võimatu, aga see tähendab seda, et meil on 2 etappi jäänud, 1 on 2 nädala pärast ja siis on superfinaal, et seal peab tõesti väga hästi minema. Ja see on selline,
kui hooaja alguses oli siuke enesekindlust särki-värki, siis praegu täna vaadates siis ei ole seda enesekindlust. Et eks 2 nädalat saab rahulikult kodus mõelda, kõike vaadata, mis ise valesti tegid ja analüüsida veidikene ja võib-olla teha ka siin üks päris korralik mingi tandempäev, kus ennast natukene treenida. Aga me tegime väga palju autoga muudatusi, mis oli positiivne see, et kõik need muudatused olid ikkagi asja ette. Kõik toimis nii, nagu toimima peaks. Aga siin olid sellised päris, ühesõnaga, tihend rooli vahel andis täna järgi. Et oleks või oleks vahet ei ole, aga point oli selles, et auto oli ideaalses seadistuses ja mina lihtsalt kõhklesin autos, et see nagu abielu, ega kurat ei tule ühe hooaega, on ju. Et natukene tahab siin aega kohaneda. Aga sellega see tänane päev ei lõppe sellise noodiga. Meil on siin kõik käed-jalad tööd täis. Anette puhastab meie imeilusat RV House'i. See on lihtsalt fantastiline tegelikult, et meil on selline sponsor, kes meile annab võistlusteks. Meil oli kokkulepe see hooaeg RV House'iga palju väiksem, aga kuna meile mõlemale meeldib meie koostöö, siis nad on väga palju vastu tulnud ja nad on meil iga võistlus andnud praegu matkaauto, et meil oleks võistlustel kus olla ja kõige tähtsam, kui ongi sellist ilmat nagu täna oli, laus vihm, kõike rahet paska, siis meil on kuiv katus pea kohal ja saame rahulikult siin olla. Ja siin on väga palju muid sponsorid veel. Üks pealik kõnnib seal, kes talub mind siiamaani kõiki minu turtsumise asju ja tegelikult tänase päeva puhul, kuna me ei kvalifikatseerunud ja see on see, ütleme, et 3 aasta jooksul on sihukest olukorda olnud eelnevalt ainult üks, siis tegelikult kuidas meeskond seda vastu võtab on tegelikult uskumatult üllatavalt hästi. Mina olen siin karistanud ennast päev otsa ja sõitnud siin selle uhke karavaniga veel tagasi. Puhas enda karistus, sest et täna oli mina see lüli, mis andis kahjuks ei olnud see, mis olema peaks. Ja üks asi on veel. Näete, see seal, kes praegu näeb päeva jubedalt, et meie matkaauto oleks ilus puhas, on inimene, kes on pidanud taluma seda välja, et ma olen õhtuti garaažis, valmistan ennast ette nii, et kallis, näed, kõik on kaamera pilt. Aitäh sulle! Ja siis on siin veel väga palju muid inimesi, vanemad. Andre, Alex pani kuskile sinnapoole, et kõik need inimesed on need inimesed, kelle pärast me jõuame rajale, kelle pärast see on kõik võimalik. Kui neid kõike seda meeskonda tegelikult ei oleks, siis ega ei oleks ka neid võistlusiga. Et see inimene siin on põhjus, miks me see aasta kindlasti sõidame, sellepärast, et... ma ei taha nii palju kaadrit, nagu palun. Sa rikud kaadri praegu ära. Ühesõnaga, ta on häbelik, aga tema pärast me kindlasti see aasta on see kõik võimalik, sellepärast, et võib-olla vanemad ka, kes kõnnivad seal. Et kui neid ei oleks, siis tegelikult ei oleks ka seda hooaega tulnud, sellepärast, et see on päris, ei ole mitte finantsiline välja suur minek, seda ka, aga see, kui palju tegelikult ma kodust ära viibin, see, kui palju tegelikult neid muid tegemisi jääb tegemata, see on, kõik jääb tegelikult Anette õlule ja Anette saab ilusti nende asjadega hakkama ja võimaldab mulle seda, et ma saan seda teha ilusti. Ja meil on siia video lõppu siuke asi ka. Teeme loosi. Mul on mürtsi, Alex paneb siia mõned pildid, millist meil on Pužasi särke ja et selles loosis osaleda, kirjuta lihtsalt kommentaariumisse loos, mina panen meie Instagrami kindlasti follow ja loosime siis õnneliku võitja juba siis järgmise videoga välja ja siis võitja saab ise valida, kas ta saab siis tegelikult teeksegi mõlemad. Võitja saab Puža ja särgi, nii et kõik, mis sa selleks tegema pead, on vajutud subscribe nuppu, sest et 70% meie vaatajaskonnast pole endiselt seda vajutanud ja jätta kommentaar loos ja osaledki loosis. Nii lihtne see ongi ja saad tasuta 2 ägedat siis meie toodet. Üks on mürts, üks on Puža ja üks on siis särk, valge või must ja vastavalt teie vajadusele siis disainiga. Ja see, mis me siin on praegu, sellest me räägime kunagi hiljem. Meil on siuke
äge koobas tekkinud, aga sellest mitte nii pea veel, seda näete juba järgmises videos. Aga senikaua, olge lahedad, olge muhedad, like, share, subscribe ja näeme juba teiega, ma arvan, me näeme varem, kui me näeme siis Pikeris. Aga senikaua, olge muhedad ja davai!